Aipa if jälle siinpool. Et siis vaataks nüüd vahepeal, mida see päiksepaneel siis laadib siin. Et käisin just katusel, tegime paneelid puhtaks. Natuke pool jääs. Nüüd lähme vaatame kohe üle. Praegult ta laadib siin 0,5 amperit. Siin on siis mul pandud järgi 260 wattist paneeli. Üks vähe natuke uuema tehnoloogiaga paneel, teine natuke vanemaga. Ja see paneel siis ise otsib selle paneelist välja selle parima voolupunkti. Ehk siis midagi ka laadib. Et eile ma nägin, oli siin 0,67 ja vahepeal oli ka 8. Aga lähme kohe katuse pealt vaatame. Et midagi ta siin laadib. Aga üldiselt väga vähe. Siin see 100 wattine paneel. See siin ei laadi. See laadib siin 0,1 ja 0,1. See on see 100 wattine vana süsteemiga paneel. Aga lähme vaatame katusele, mis seal katusel toimub paneelidega. Siukene ta siin praegu on, jah, et 0,5 üle ei taha minna. No nii, siin on mõned paneelid, et praegult on siis ilm siukene. Päikest sealt on, vast üle puudu seda päikest eriti ei tule. Eile oli vähe rohkem pilves, pool pilves siukene ja siis see suurem laadija, see seal vilkus 0,67 ja 0,8 selle ampri vahel, et sinna mul pandud see paneel ja see paneel. Mõlemad on 160 vatti, nagu näha, et siin on üldse jääd ihan täitsa täis. Kõik on siin jää all, et siin on see läheb puhtam, siin on siit kulmast ja äärest täis, et midagi siit eile tuli. Vast täna tuleb rohkem, et täna on taevas selge, tuleb seda päikseenergiat rohkem. Ja see on siis mul see 100 vatti paneel, mis on selle väiksema laadija tagad, siin ka vähe jääd peal. Ja siit praegult tuli 0,1 amperit. Et viimne talv mul oli see 100 vatti ja 160 vatti. Oli see vana laadimissüsteem, et siis kokku tuli sealt 0,2 amperit rohkem, mina sealt nagu näinud. Eks vaatame, kui need süsteemid toimivad, et see peaks nagu siis olema see vähe uuem süsteem, et siit see laadijagi, mis see suurem mul on, et see otsib ise nagu selle paraja punkti välja, kus ta seda voolu rohkem saab, et idee kohaselt kiirede järgi siis nagu ei tohiks mõjutada see jää, et sealt on nagu puhas ja siit on puhas ja siin on see puhas, et ta peaks nagu ise leidma need parad kohad, eks aeg näitab. Ennast kui huvitab, et toimivad või ei toimi, saab ka talvel siit mingit voolu. Et minul jaguks just voolust täiesti, kui siit 0,3 amperit mul laadiks, siis majandaks täielikult ära. Aga piisab ka täiesti, kui 1 amprit kätte saab, siis need soojendusventilaatorid toidab ära. Ja laadib natukene ka akut mingil määral. Eks see kõik jääb näha. Siuke info vahepeal. Ma annan jälle mingi aeg teada, kuidas need asjad toimivad. Et siukses olukorras need paneelid seal olid, nagu nägite. Siin ei ole nagu... Nüüd tuleb üldse 0,1 ja 0,0 juba. Eks see päikseenergia on liiga nõrk ikka, et mul ei ole usku, et talvel see ära toidaks. Aga kui sul on ideesid, mingid ettepanekuid, kavalaid nippe talvel päikeste paneelide toimetamisest või oskad midagi targemat öelda, pane kommentaar tulema ja vaatame asja edasi, et huvitab mind ennastki kogu see olukord, et nagu läheb praegu siin ei ole midagi, et siin ongi suht nutune, talvel need ära ei toida, nüüd tuleb 0,4 juba. Aga mina täna vaatamast ja kui sa ei ole veel kanalit tellinud, telli kindlasti, vaata mu kanalilt teisi videosi. Pane näpp püsti, näpp pöiale alla, nii kuidas soovid ja kindlasti jäta oma arvamus. Aga tänud ja kõik head kohtumiseni järgmistes videodes.